Tere kõigile, head seltsilised. Tänase webinari teema on meil siis seltsiks erivajadusega inimesele ja ma tean, et nii mõnigi vabatahtlik seltsiline meil on seltsiks erivajadusega inimesele ja erinevaid küsimusi, kuidas ikkagi siis hakkama saada, kas peaks kartma, peaks küsimusi esitama ja nii edasi on meil kokkusaamistel kerkinud ja seetõttu siis täna ka see teema põhjalikumalt läbi arutamiseks ja ma palusin Kristina meile rääkima, kes siis ühelt poolt on Tallinna vabatahtlike seltsiliste koordinaator, aga teiselt poolt on Kristinal ju pikk kogemus Helpificus just erivajadustega inimestega töös, nii et ma annangi sõnajärje nüüd Kristinale, kes siis hakkab teemat avama ja Kristina on kutsunud endaga siia ka Jaanuse ja Jüri, nii et ma annan Kristina sulle võimaluse siis ka Jaanust ja Jürit tutvustada, nii et palun, Kristina. No, Kristina. Tulid tagasi, ütle, kui sa tahad, et ma slaidid ka ette panen. Aitäh, jah. Mina olen siis Kristina. Ma tean, et mõned juba minuga tuttavad, mõned veel ei ole tuttavad, aga mina tulen Helpificu tugikeskkonnast ja kes veel ei tea, ma hästi põgusalt ka ütlen, millega on tegemist. See on siis tugikeskkond, mis on kuskil juba 7 aastat tagasi alguse saanud, viies kokku erivajadusega inimesed eakad nendega, kes soovivad abistada. Ja tol korral oli ka mõte siis, et tegelikult ju kõik inimesed kogukonnast saavad panustada erivajadusega inimeste heaks ja pakkuda lisatuge sotsiaalhoolekandes. Aga võib-olla mille poolest me erinesime? Selle poolest, et kokkusaamine oli läbi veebikeskkonna. Pannes üles siis abipakkumise või abipalve, siis juba teine pool näeb seda ja saab ühendust võtta ja see kokkusaamine või see esimene kontakt toimub siis veebikeskkonnas ilma koordinaatorita, võib öelda nii, et me tahtsime proovida, et kas saame ka midagi uut moodi teha ja tuua siis sellist innovatsiooni ka sotsiaalhoolekande valdkonda. Sellest võib tegelikult väga palju rääkida. Aga tegelikult fookus on ju selles, et saada natuke aimu, et kas erivajadusega inimesed kuidagi ka erinevad. Nii-öelda siis tervetest inimestest. Või kuidas oleks viisakas öelda siis. Sest kõik me oleme ju tegelikult inimesed oma rõõmude, murede, hirmudega, uskumustega. Nii et mõnes mõttes ju on väga keeruline öelda, et kuidas ja mil moel me erineme. Võib-olla need erinevused ilmnevad või öelda siis tänu füüsilisele keskkonnale, mis on väljaspool ja need barjäärid, mis tekivad. Ja siis barjäär siis kujundab selle nagu keskmine standard või mingi norm, et osad siis on justkui teistsugused erivajadusega inimesed. On ju niimoodi tegelikult, et puudega inimene on erivajadusega inimene, aga erivajadusega inimesel ei pruugi olla ju ametlikult puuet. Aga saab kohe panna ka slaidid ette, aga enne ma tutvustan ka siis armsaid kaasteelisi, Jüri Lehtmetsa siis Eesti Lihashaigete Seltsis, kellel on ju väga palju isiklikke kogemusi tegelikult ju paljude inimestega, kes on teda abistanud. Samuti ka siis Jaanus Riimetsa Põhja-Eesti Pimedate Ühingust, kellel samuti on väga-väga palju olnud tublisid abimehi, kes on ju aidanud elada iseseisvat, ägedat, väärikat elu. Aga sa võid alustada siis, et aidata natukene neid slaididega. Siin on kõik toredasti ikka ära märgitud, et kes meid siis toetavad ja et ka mina ise tulen Helpificu tugikeskkonnast. Ja siin ma tõin lihtsalt välja, et mis on puue siis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järgi. Ja te saate siit ka toredasti ju väga hästi ise ka lugeda.
aga nagu me näeme altpoolt ka, et puue võib olla ju ajas muutuda siis, kui me räägime füüsilisest keskkonnast, et füüsiline keskkond ka, kas siis võib iseseisvat toimetulekut soodustada või takistada. Kuigi siin on välja toodud ka seisundi progresseerumine või osaline tervenemine operatsiooni, uue abivahendi või muu sellise tulemusel. On teil äkki siin mõte, et kas te olete minuga nõus, et puudega kaasneb erivajadus, aga erivajadus ei pruugi veel tähendada puuet? Kas keegi soovib kommenteerida? Jah, et julgelt võib kohe oma mikrofoni sisse lülitada ja arvata. Et ma võin sissejuhatuseks öelda, et ja meie ju seltsiliste programmis täna ongi nii, et me toetame erivajadusega inimesi, aga neil ei pea olema paberi peal tõestatud puue. Aga tal võib olla ja tal ongi siis järelikult, kui me teda toetame mingi vajadus, mida siis meie saame aidata, et ta saaks täisväärtuslikult elada ja meiega kaasas olla, nii et siis seltsiline on seal selle vajaduse asendaja või leevendaja või. Näiteks võib olla ju erivajadus ka selliste suurte Kristina, sa hagid. Linnaruumis näiteks on kosta. Ei kuule korralikult, jah. Ma ei tea, mis juhtus, kõik tundub korras olevat. Ennem sa rääkisid ilusti, et ei olnud midagi. No nii, proovime uuesti. Näiteks siis on kosta. Kehvasti, ma ei tea, mis seal vahepeal juhtus. Erivajadus võib olla näiteks hirm avarate selliste suurte ruumide ees, näiteks linnaruumis, selliste suurte väljakute ees. Ta on selline foobia, need foobiad on ka tegelikult ju tohutult. Et ka siis, et kuidas olla siis toetadagi seda isikut siis ka liikumisele A-punkti B näiteks. On kellelgi teie sellist olnud selline hirm? See teie abivajadus selline hirm? Ei ole. Ei ole. Aga milline hirm on olnud kellegi? Kellel ei ole puuetega on siis, ütleme, erivajadus. Kas kellelgi on seda näidet, et inimesel, tegelikult me ju ei tea isegi, Kristina, kas tal on ametlikult puue või mitte, sest me ei küsi otseselt ju tõendit. Seega ma ei teagi, kas tal on, me küsime pigem see, et kas sul on mõni erivajadus, mille osas ja, ma peangi silmas erivajadust, et kas kellelgi on selline erivajadus olnud, et mida praegu kohe jagada. Abistajal. Ma tean, et osalete seas peaks olema 2 inimest, kes küsisid just nägemispuudega teema osas. Ja just, seda me saame ka veidi hiljem siis Jaanusega lahendada seda küsimust, et ma andsin ka need 2 vahvat küsimust edasi talle. Aga liigume edasi slaidiga. Vaatame, mis on järgmiseks. Siin ma korra tahtsin näidata teile sellist vahvat videot Tom Rüütliga ja samal ajal, et te mõtleksite, et siin on üks selline toiming, mida temaga peab tegelikult tegema. Ma palun, et te vaataksite tähelepanelikult ja kas pärast keegi siis märkab, et mis toiming see on selline väga intiimne toiming ja kas teie oleksite valmis seda tegema erivajadusega inimesele. No vaatame, kas läheb käima ka. Peaks küll tegelikult käima minema, et äkki sa saad, kui ei lähe seda... Kristina, mis sa ütlesid? Kas ei läinud või? Ei, praegu ei läinud, aga kas sa saad seda kopeerida seda linki näiteks ja siis eraldi näidata? Jah, sest minul läks ta ilusasti praegu käima ja minul näitab, teie ei näinud siis või? Meie ei näe midagi. Okay. Meie ei näe, jah.
Aga kas te slaide nägite, kui me näitasime? Ja, slaide nägin. Okei. Siis ma panen praegu siit stop sharing ja avan selle täiesti eraldi. Nii. Ja siis ma panen siit nüüd uuesti sharing ja vaatame, kas meil õnnestub. Kas nüüd näete? Ja, sa võid teha suureks ka selle videole, siis väga hästi näeme. Nii võib ka panna, kui on. Minu unistused ei ole suured, need on seotud igapäevaelus hakkama saamisega, et kui 30-sed inimesed unistavad sellest, et kuidas luua pere ja hakata sellist pereelu elama, siis minu unistus on see, et ma saaksin piisavalt hästi võimalikult paljude asjadega ise hakkama. Isiklikku abistamist vajan tegelikult kõikides käelistes tegevustes, sealhulgas duši all käimisel, WC toimingutel, söögi tegemisel ja riietamisel. Mis puudutab isiklikku abistaja olemasolu minu elus, siis vajan isiklikku abistamist 3 tunnil päevas. Et umbes 1,5 tundi õhtul ja 1,5 tundi hommikul. Erivajadustega inimeste elu ei ole ainult kodus istumine, elamine, tööl käimine või koolis käimine. Tegelikult jääb iga inimese ellu hästi palju vaba aega. Kui on vaja õhtul kell 11 pubisse minna, siis sotsiaaltöötaja minuga ilmselgelt õhtul kell 11 enam pubisse ei tule. Isiklik abistaja tööpäev on ka läbi või ta ei saa tulla. Siis ega mul ei olegi muud võimalus, kui leida keegi kolmas isik ja selleks oleks hea kasutada Elpifiku. Mis puudutab erivajadusega inimese aitamist, siis tegelikult ei ole vaja ju midagi karta, et inimene nagu iga teine. Sageli on erivajadusega inimesed nendest nippidest, kuidas neid aidata ise väga selgelt teadlikult ja neid tasub lihtsalt kuulata ja neid juhiseid tähele panna. Suhtumine peaks ikka olema nii nagu igasse teisesse inimesse, et tegelikult oleme me ju kõik ju natuke erivajadusega. Kui ma tellin Elpifikust abi, siis minu jaoks on tähtis see, et minu abipalve jõuaks kiiresti abistajateni ja ka tegelikult see, et sellele vastatakse ruttu. Siiamaani on see nii läinud. Ma arvan, et selline kogukonna aktiviseerumine, et üksteist aidata. Ma ei mõtle ainult siin erivajadustega inimesi, vaid kõiki, kes abi vajavad. Ma usun, et meil on siin suur samm astuda. Millest ma unistan? Kosmonaudiks saamisest. Sinu abiga lendame koos. Me oleme õhku tõusnud, tule lükka hoogu juurde. Aitäh hea abi eest. Kas kellelegi jäi silma, et mida ma mõtlesin, mis on see tiimne toiming, mida Tommiga tuleb teha? No, hakkan ise inimesi valima siis. Ja, et kas keegi võib öelda, kes ei saa rääkida, kui mikrofoni tööta, ma tean, et paaril inimesel see mure on, siis sinna chati saab kirjutada ka oma mõtteid, et ma täiesti vaatan seda ja ma ise mõtlesin, ma siis teen jälle jutu otsa lahti, aga siis ma ootan, et teised ka. Ma ise mõtlesin, et kas pesemine ja tualetitoimingud võiksid need olla? Ja, absoluutselt. Meie küsinud Elpifikus, et kas see on okei ja selle toimingut teha. Et siin tegelikult võib olla ju teatav selline vastumeelsus või ehmatav moment, et
Ma teagi nüüd, et kes juba erivajadusega inimesega toimetavad, palju teie käest palutud. Kas on olnud sellist vajadust? Mina ise olen tegelikult inimese WC-sse aidanud ja ka päris aidanud ikkagi püksid ära võtta ja niimoodi, et selles mõttes, et see kindlasti ei ole tabu minu jaoks, aga kas kellelgi on ka kogemusi või pigem, kas keegi oskab öelda, et ta ei tee sellist asja? Et ma olen aidanud dementset inimest hoopis välismaal ja ma pidin ta panema potile, ma pidin talle panema siis selle mähkme nii-öelda ja kõik selle toimingud tegema, nii et ma olen sellega täiesti kokku puutunud. Ja see noormees, ma olen teda näinud ühistranspordis ja kui ma esimest korda teda nägin, siis mul tekkis hirm, et ta võib kukkuda. Aga televisioonis oli pärast seda kohe selline tema tutvustav või kuidagi, kas mingi saade oli temast. Nii et järgmine kord, kui ma teda nägin, siis ma olin täiesti rahulik, et ma ei pidanud muretsema, et kas ta kukub või ta ei kuku. Aga mul tekkis pähe küsimus, et mis on see hooldustöötaja siis sellise seltsilise vahe? Tegelikult ju, kui sa aitad, oledki seltsiline ja lähete koos näiteks kinno või pubisse, et siis tegelikult tõenäoliselt ju hügieenitoimingud ju kuuluvad ka asja juurde või võivad kuuluda asja juurde. Ja neid on väga raske eraldada üldse, et mul praegu on ka olukord, et ma pidin ka hoopis abistama, kuigi ma olin seltsiline, et ma ei öelnud loomulikult ei, nüüd ka toitmisel ja toas näiteks liikumisel, et see on täiesti omavahel seotud asjad, et seda ei ole võimalik öelda, et ma nüüd räägin suga ainult või lähen kuhugi, et kui sa nii mõtled, siis ma arvan, et ka sellise töö ei sobigi. Kuigi ma tean, et EHA-l on ka arvamus ikkagi, et kus see piir läheb, Aga see on pigem, siin ei ole vahet, kas ta on erivajadusega või mitte. Minul on tõesti selline, kui mina vabatahtlikuks seltsiliseks otsustasin, et ma proovin ka ikka ära, siis minul oli arusaamine, et mina olen valmis väljas käima. Nii et mina ei olnud nõus inimese kodus olema. Minul oli nagu see, et ma tundsin, et ma ei ole valmis tema kodus olema. Nii et ja vahet üldse ei ole, et milline inimene see on. Nii et samas ma olin ju valmis, mina olin pimedale härrale ja ma pidin ju olema valmis, et kui me kohvikus käisime, aga ta sai kuidagi nii hakkama, ma muretsesin küll, et mis ma siis tegema pean, et ma ju meeste WC-sse ei lähe, aga kui ma ukse ja selle kõik ära juhatasin, siis ta kuidagi oskas, see sai hakkama. Ma ei tea, et igal juhul sai hakkama. Et ta ei küsinud minult abi selles osas, aga ja minul oli see, et ma ei olnud valmis kellegi koju minema. Et võt selline kiiks on ka. Ma paar korda ikka käisin ka, kui oli tal konkreetne abi küsimine, et tule aita mul võtta see asi või teine asi, aga jah, et kodus jutuvestmine, et mina tundsin, et ma pigem jalutan väljas, et nagu sa ütlesid, et eks meil kõigil ole nii-öelda erivajadused, minul on siis selline, et ma ei lähe võõra inimese koju. Hiljem, kui tuttavaks saime, eks siis oli rohkem seda, et siis istusid vahest. Aga veel, mina küll ei suudaks ega tahaks, on Isabel ütleb meile, aga see on ka, ma arvan, ikkagi okei. Ma arvan, et oluline on enda jaoks ennem läbi mõelda ja siis ka seda näiteks koordinaatorile teada anda, enne kui seltsiliseks lähed või Kristina, mis sa arvad? Jälle jäi hääled peale. Absoluutselt, et sellest saab ka julgelt rääkida koordinaatorile ja kui ei ole valmis, siis täiesti mõistetav. Nagu ma ütlesin, et mina ise olen olnud valmis, aga eks see sõltub ka ikkagi sellest abivajadusest, et päris võib-olla vamperseid vahetama ikkagi ei hakka. Ja ma vaatan siin chatis on ka Karmen öelnud, et tema on aidanud ja teeb seda edaspidi ja Aalel on hoopiski erivajadustega lapsed, kellega ta, ma saan aru, igapäevaselt siis töötab, mitte seltsilisena ei ole ja seal tuleb ka aidata intiimtoimingutes, nii et eks see on elu üks osa. Nii, kas on veel keegi, kes tahab midagi öelda või Kristina saab edasi minna? Tundub, et sa võid edasi minna. Ja, aga sa võid järgmise slaidi panna. Jaa, siis ma peaksin just share ima.
Nii. Kas te kuulete mind? Ja, Ma ütleks korra sõna sekka. Tegevusjuhendaja praktika ma tegin sellises kohas nagu Türi kodu. Seal on ka liigpuudega inimesi ja kõike on vaja tarvis seal teha. Aga mis on sotsiaaltöötaja või hooldaja või seltsilise vahe, see on väga lihtne. Palk. Midagi muud ei olegi vahet. Seltsiline, kuna ta ei saa palka, siis tal on õigus valida, mida ta teeb, kaua ta teeb ja ära öelda asjadest, mida ta ei ole nõus tegema. Nii lihtne ongi. no selge. aitäh, Annika. Palun. Aga proovime ka natukene koos mõelda või teie grupis mõelda, et millest saab abistada erivajadusega inimesi, et te saate korra vähemalt mõtetes tema kingadesse astuda ja mõelda. Kas me teeme 2 gruppi või 3 gruppi, et siis või 4 gruppi, kui nüüd tuleb mõelda siis puudespetsiifika järgi, mida te siin ekraanil näete. Mina teeks 4 gruppi, kenasti jagan teid 4 gruppi, teil tuleb ekraanile, et liitu oma ruumiga, see on ruum ROOM, siis vajutage sinna ilusti yes ja kui te üldse vajuta, siis minu meelest ta ka lükkab teid sinna ruumi. Ja ainult, et nüüd on nii, et esimene, kes satub esimesse ruumi, et võite endale kas üles märkida või jääb meelde. Esimeses räägitakse siis sellest, et kuidas me saame või milles me saame abistada liikumispuudega inimesi. Need, kes satuvad sinna teise gruppi, teise ruumi, need on nägemispuudega teemal, et millest saab abistada. 3. saab siis arutleda kuulmispuudega inimeste osas. Ja 4. siis intellektipuudega inimeste. Kas sa tahad midagi sissejuhatuseks nende igaühe kohta ka midagi öelda, Kristina, või kõigepealt arutame, siis vaatame, mis välja. Tegelikult tuginege oma elukogemusele ja mõelge siis selle füüsilise keskkonna peale ja nende ühiskonna sellisele keskmisele normile, mis on ette antud ja siis ma arvan, et tuleb päris palju toredaid ja häid vastuseid. Nii, aga nüüd siis on vaja tubadesse jagada. Breakout rooms. 4. Ja me jätame teile kui palju aega? 5 minutit, 10 minutit? Ma arvan, sobib. 10? 5. 5 minutit, okei. Nii, kuidas meil on siin vähäval liituvad? Nii, Lenovo on meil siin veel. Läks ka ära. Nüüd on siis kenasti kõik.
Nii, rahvas hakkab kenasti tagasi tulema. Noh, nad automaatselt peaksid nüüd ikka siia kõik potsatama. Nii, nüüd potsatavad. Kenasti. Ma siis nüüd saan. Sul on kõik, Leeni, olemas. Näha on ja rääkida, kui sina just küsisid või Urve küsis. Ma ei tea kumb. Urve vist küsis, Ja. jah. Aga Urve oli kuulda, nii et kõik on korras. Mina ise olin kuulmispuudega, selles mõttes grupis, kes käsitles kuulmispuudega inimesi ja tegelikult juba hakkas midagi kooruma, kuigi nad ka väga ju ma sain aru, et ei olnud kokku puutunud kuulmispuudega inimestega. Nii et kas ma saan aru, Kristina, et sa võtad selle 3. teema ja kohe oma grupist räägid? Ma tean, et sul oli seal ka Karin ja Karmen näiteks. Olid. Ma võin alustada, et siis keegi saab lisada. Kindlasti, kui rääkida siis sellest tõsisemast kuulmispuudest, lausa viipekeelsest inimesest, siis loomulikult kõigepealt mina ise olen miimikaga ja kätega ka esimesed asjad proovinud edasi anda. Ja teiseks loomulikult ju aitavad kõiksugused infotehnoloogilised seadmed, alustuseks ju nutiseade, kuidas sa saad seda infot edasi anda, temaga rääkida. Aga näiteks, kui sa satud kuulmispuudega viipekeelse inimesega kõrvuti istuma üritusele ja kui see selles mõttes üritus on ligipääsmatu, et seal pole abivahendeid, kui sul on endal laptop näiteks kaasas, siis tegelikult sa saad ju proovida sünkroonis ikkagi kirjutada üles ekraanile, mida siis see viipekeelne inimene lugeda saab. Et sellised nipid. Nii, kas grupis keegi tahab veel midagi täiendada või ka laiemalt, kui keegi on sellega kokku puutunud? Mina küsiks siis siia juurde, et tõesti on kõik võimalikud vidinad ju olemas, et sa saad kuulmisaparaate ja kõike seda. Aga kui inimene, kellel on kuulmine langenud, ta ei kuule väga hästi, aga ta ei ole valmis ka kasutama neid aparaate ja abivahendeid, sest tema meelest see teeb teda veel kehvemaks. Et kas siis on võimalik kuidagi teda ikkagi julgustada ja kas mina seltsilisena üldse saan teda julgustada ikkagi, et võiks ikkagi seda aparaati kasutada, võiks arsti juures ära käia. Minul on selline probleem olnud. Ma tooks kohe omapoolse näite ka, et tõepoolest täpselt see, mida nüüd Eha räägib, et inimesel on lihtsalt kuulmislangus, ta ise ei tunnista seda, kui räägid kõvemini, kui räägid vaikselt, siis ta ütleb, miks sa nii vaikselt räägid. Kui räägid kõvemini, siis ta ütleb ära karju. Et täpselt selline kokkupuude on olnud ja ei pane mingil juhul kõrva seda aparaati, sellepärast, et tal ei ole midagi häda kuulmisega. Natukene halvemini kuuleb. Et päris keeruline on sellise inimesega suhelda ja kipud siis loobuma sellest suhtlusest. Oskate Kristina, Jaanus, Jüri midagi selle kohta öelda, et kui palju me võiksime torkida ja survestada inimest? Eks seal oleneb, ma olen kogemusnõustaja ka olnud, et ega sa pead midagi ühele lainele saama ja väga palju võib-olla paar korda võid talle soovitada, aga niimoodi iga kord pinda käia ei ole vaja. Et siis ta ütleb juba sinust endast kui seltsilisest lahti. Et me keegi ei arusta seda, kui meile keegi täpub võibutab, et midagi ei tee. Nii, kellel mikrofonis mingi hääl? Nüüd lõppes ära. Selge. Ei ole midagi. Nüüd kena, kas kuulmispuudega teema osas on veel kellelgi
midagi lisada või me liigume edasi? Ühe lause, et olen täheldanud, et eakad kurdavad, et kuulmisaparaadiga on tohutu selline taustamüra või mingi müra, mis ka tohutult häirib. Ja siin muidugi on ka küsimus, et ikkagi proovida seadistada õigesti, kui on vähegi võimalik ja paluda siis seda ikkagi tõesti teha siis professionaalid või vähemalt siis näiteks ka siis pöörduda ühingu poole, kes siis tegeleb kuulmispuuetega inimesi, et ikkagi see abi oleks nagu asjakohane ja õige. Et seda, ja et seda võib jah, et vähemalt proovida siis suunata õigesse kohta vähemalt. Et selle tuleb nagu inimesele abiks, ei ole see noomitaja nii-öelda. Et see võib aidata, et sa teed talle selle tee võimalikult lühikeseks, et näe, siit saab abi, mine pöördu, vaatan, mis juhtub, et äkki õnnestub probleem lahendada. Ühesõnaga tasakaalukalt julgustada, pidada sellist piiri, et mitte muutuda selliseks survestamaks ja püüda teda suunata ikkagi spetsialistide juurde, kes juba oskavad tegeleda. Tegelikult ju Eesti Vaegkuuljate Liit, Jürisa täiendamist, peab ka ju või Külikepode ka veab kuulmisbussi tegelikult, kus saab ju oma kuulmist ka testima minna ja ka nemad oskavad juba siis ka anda asjakohast nõu meile kõikidele. Need annab selle täisinfo kätte siis ilusti ära. Ma tahtsin ka korra siia lisada, et siis, kui inimene ise nagu tunnistab ja on nõus selle kuuldeaparaadiga, siis on kõik asjad lahendatavad. Minu praktikas on ka täpselt nii, nagu siin keegi juba välja tõi, see, et inimesel on olemas mingid kõrvaklapid, millega ta ülihästi kuuleb, mitte ülihästi, ta kuuleb, aga ta ei taha neid panna. Ta ütleb, et siis on mingid probleemid ja ei panegi neid klappe pähe. Ja siis on täiesti, see 1,5 tundi, mis sa temaga suhtled, sa lihtsalt karjud talle kõrva, et mingigi see suhtlus tekitada, et vot see on nagu väga problemaatiline. Aga kas sinu tuttav inimene ka ei ole valmis olnud pöörduma siis spetsialisti poole või oled sa proovinud teda suunata selles suunas? No seal on terve pere on temaga suhelnud ja ta keeldub, eks ju, neid kõrvaklappe kasutamast. Korra paneb, me korra proovisime, aga ta ütleb, et ta ei taha ja see kõik siis hakkab tal segama ja nii, et ei mingisugust. Eks me siis seal seltsilistega lihtsalt harjutame kõvemat häält ja ongi. No, mina muidugi kardan, et võib-olla siin tuleb kasuks see, et kui sa nagu püüad võib-olla selgitada, et mida see seltsilisele tähendab, et ta peab niimoodi karjuma. Et asi ei ole nagu tema mugavuses, vaid pigem ka selle vastaspoole mugavas suhtluses, et ta võib-olla ei ole sellest teadlik, et see siuke kõva hääle tegemine on siuke natuke häiriv või frustreeriv tegevus. Ta tasub ka silmas pidada, et võib-olla lihtsalt juhtida tähelepanu, et milles see mure nagu sinu poolt seisneb. Et me mõnikord puudega inimestena ei pane tähele neid asju, mis seda seltsilist või abistajat häirivad. Et no enda puhul et mis käeline inimene on. Et see mõjutab nagu väga palju, et sina vaatad küll, et see käsi võiks ju nii liikuda, aga kui ta ei ole paremakäeline või on hoopis vasakukäeline, siis see lahendus ei tööta. Et seda tasub nagu teha, et kui miskit häirib, siis ka sellest teada anda. Sest muidu sa lähed koju ja siis siunad seda tegelast, et miks ma talle kõrva pean kogu aeg karjuma
ja siis see võib nagu tekitada liigseid pingeid, et sa võid kogemata siis seal koha peal ärrituda ja vastaspool ei saa aru, milles probleem on. See oli väga oluline jah, kõigile seltsilistele, et me peame ikkagi ka ise ütlema, kui mingi asi segab meil seltsi pakkumast. Ma jäin ise lõpuks mõtlema, et mingil hetkel ju võivad juhtuda, et Karin läheb ära, et ta ei ole enam seltsi. Wait a minute, I put my... Nii, nüüd on kuskil telefon. Aga lähme korra nüüd liikumispuudega inimeste juurde, et kes olid esimeses toas, et mul on siin üks Liina, Heli, Ingrid märgitud, et mida teie toas jutuks tuli, kes teist võtab jutujärje? No Leeni rääkis hästi põhjalikult, et tal on kogemus. Leeni, kas sa räägid uuesti? No mul just tekkis, ma alles ju algasin selle seltsilise tööga ja kahjuks ta kukkus oma suvilas pojaga seal olles ja kõigepealt ta liikus selle tugikepiga ühega ja ta pani endale jala alt kuni siis kaelani sellise kummi, millega ta tõstis seda jalga, mis haige oli ja valu hakkas tegema. Nii et arst kirjutas talle valuvaigistit 15 päevaks. Ja toas ta paar päeva liikus niimoodi ja ta kukkus uuesti kodus, poeg oli ka tema juures ja siis ta ei julgenud enam liikuma hakatagi. Et ka emotsionaalselt on talle see väga raske ja poeg viis teda süles ühe päevaga, siis ühel päeval niimoodi tualetti edasi, aga siis ta tõi talle ratastooli. Ja nüüd ratastooliga ta õppis ilusti sõitma, nii et tal käivad abis sotsiaaltöötaja, et süüa tuuakse, poeg käib ja mina teen nädalavahetusel, et siis selle ratastooliga on väga hästi, saan mina ka teda liigutada toas ja vannituppa ta läheb nüüd ikkagi ise, aga tal tekkis sellest istumisest probleem, kuna tal on ka uriinipidamatus, tal on need mähkmed ööpäevaringselt, et ta kardab, et tal on lamatis tekkinud. Et palusin, et ta räägib nüüd perearstiga, mis edasi teha, kuidas abistada ja tal on emotsionaalselt, ta tekibki ärevus, et kui tal on selline olukord tekkinud ja erinevaid asju ta mõtleb seal üksi olles, tal ei ole kellega palju suhelda ju, et ta võtab ka endale seda ärevushäire mahavõtmiseks tabletti, lisaks nendele valuvaigistitele ööseks ta võtab ka veel unetabletti ja ikkagi ta ärkab öösel üles valu peale ja ta läheb öösel, käib ikkagi ka tualetis, et ta saab sellega hakkama. Aga korterist välja, tal majas ei ole üldse võimalik, ta praegu muidugi ei taha ka välja minna, aga ei ole ka trepikoda sellist, kust üldse saaks ratastooliga välja minna. Nii et ta on praegu emotsionaalselt väga madalseisus. Ja me iga päev räägime temaga õhtul samamoodi ja ma püüan talle seda positiivsust anda. Kristina, oskate või mis sa siia täienduseks ütled või Jüri või? Kõigepealt aitäh Leenile, et sa oled nii tubli ja sinuga ka rääkisime, et sa oled võtnud endale sellise ülesande või kohustuse või väljakutse iga päev temaga suhelda. Et see on väga imetlusväärne selles mõttes, et see tegelikult ei ole ju see, et must be, eks ole, et nii peab olema. Et sa ei tuleks läbi, hoia ennast. Aga tegelikult liikumispuudega inimesi on ju ka seinast seina erineva raskusastmega, erineva puudespetsiifikaga. Muidugi ma loodan, et Jüri, sina saad ka tuua siia paar näidet, et kuidas sind on saanud abistada. Et see liikumispuue võib tõesti väga erinevaid aspekte tähendada, et ühes äärmuses võib olla selline paar, kes ronib trepist ka üles, kui vaja on. Ja teine pool võib olla täiesti, et sul ongi täiesti abistatav. Aga näiteks siis
siis on liikumisabivahendi teema ka, on ju, et tihti võidakse arvata, et elektratastolliga on nagu keerulisem klient, aga tegelikult on niisugune kellel on nagu kõndimine ja liikumine häiritud, võib olla hoopis keerulisem, et sa pead teda jälgima ja pidevalt vaatama, et ta ei kukuks ja nii edasi. Et see võib nagu väga erinev olla. No, enda puhul on tihti just olebki nagu sellega hädas, et tänu sellele, et sa kasutad nagu hingamist toetavat seadet ka, siis sind peetakse väga-väga keeruliseks ja raskeks juhtumiks ja on nii mõnigi näiteks seal keskkondades või koduhooldusfirmas on kohe nagu jutud lahti, et Jüri on hästi raske ja keeruline klient. Et see võib ka nagu mõnikord ekslik olla või tekitada segadust. Sina tegelikult Jüri liigud ju punktist A, ütleme, et oma kodukohast tegelikult iseseisvalt ka ju kuskil üritusele. No praegu viimasel ajal on ikkagi nagu, et abi veidi vaja, aga seisneb selles, et sa aitad natuke kätt sättida, et mingi väike liigutus lihtsalt vahepeal teha, et ma jõuaksin edasi sõita. Taas tuua näite kohanemise meistriklassist, kui sa hakkasid esialgu koos, võib öelda seltsilisega, proovima, liikuma ise? No, see oli rohkem nii, et ma olin varem ka seda ikkagi teinud, aga oli tekkinud siuke, ma ei tea, mugavushetk või langushetk, et no näiteks langeski sellel ajale, kui me näiteks Elpifikiga taas alustasime. Et siis sellel hetkel ma olin ikkagi natuke nagu mugavustsoonis, väga aktiivselt eriti trollide asjadega liikuda ei tahtnud. Et ma kippusin sellel hetkel nagu väga olema niimoodi, et ma otsin endale bussijuhi ja siis ma lähen. Aga siis tekkis isiklik abistaja Valev, kellel ei olnud lihtsalt bussilube, aga aidata sai. Mis tähendas, et meil polnudki muud valikut kui ühistranspordiga sõita. Ja siis oligi, ta oli meil aasta otsa ja siis peale seda, kui aasta sai läbi, siis mul oli nagu harjumus ja vilumus juba seda trolli ja bussi kasutada ja siis peale seda perioodi kuna liikumine oli hea, enam-vähem, et ma sain hakkama, siis ma kõik käigid tegingi trollide ja bussidega lumes, vihmas, milles iganes. Et see võib siuke käimine koos võib olla väga nagu julgustav just puudega inimesele, keda kiputakse tihti nagu vati sees hoidma, et lähedased ei luba ja ei lase ja keelavad peale seda, kui esimene kord on näiteks untsu läinud või midagi sellist. Aga tänu et selline aitamine, kuna sa oled neutraalne isik väljaspoolt, sul ei ole nagu siukseid tugevaid emotsioone või siukest kogunenud siukest suhteid on ja siis on sul võib-olla selle isikuga lihtsam suhelda ja ta saab nagu rahus oma mured ära rääkida, sest ma näen ise ka, et mul ema on nagu vanaemal abiks, et siis on päris keeruline vahel seda normaalset suhtlust nagu säilitada, et tal on nii palju seda
vana taaka või seda on selja taga, et see hakkab häirima nagu. Et võib-olla seltsiline on valmis seda kurtmist ja seda ka kauem nagu kuulma. Aga siin selle kurtmise puhul ongi, et mõnikord tuleb ka nii teha, et sa pead nagu ikkagi piiri vahele tõmbama, et kui ta oma juttudega juba 3. ringile läheb uuesti nagu. Aga muidugi seda tuleb arvestada, võtta seda dementsust ja muid asju ka. Et siis proovida, et kui on dementsusega tegu, siis sa peadki kuidagi õppima, kohanema sellega, et ta sul kogu aeg tuuritab neid jutte nii-öelda. Et nii palju siis sellest seltsilisest ja värgist. Jah, ma vaatan nüüd kella, et me peame edasi liikuma. Ma selle kokkuvõtteks, ma ei tea, Kristina, kas on ilus võtta niimoodi kokku, et mul jäi sealt Tommi videost just, et küsi ja jälgi juhiseid, et just, et kui on ratastool või miskit ja sa ei tea, siis küsi ja jälgi, kuidas sind juhendatakse ja nii ongi. Aga lähme nüüd nägemispuudega grupi juurde, et seal oli Andrus, Isabel, päris kõiki mul siin kirjas ei ole, aga kes teist jagab ja siin võib-olla siis Jaanus oskab kõige rohkem meil kommentaare anda, aga kes alustab sealt grupist? Meil oli üks naisterahvas, mul nimi ei ole meeles, kellel on lausa kogemus sellega, väga hästi rääkis, las ta ehk räägib, aga ma nime kahjuks ei mäleta. Nii, kes oli kogemusega ja teises see olin mina, Siiri. Väga tore, Siiri. Nii, palun. Et mina olen seltsiliseks pimedale ja jagasin oma kogemust, et eks see üldine loogika on ikka sama. Aita selles, milles abi vajatakse. Et kui ma ise mõtlen välja, mis võiks olla tore, et läheks loodusesse ja kõnniks. Aga tegelikult oli pimedale hoopis aastate viisi unistus käia ise poes. Ja et keegi räägiks talle, mis asju poes müüakse. Käime ja ma seal seletan, kirjeldan, loen hindu, tal on väga hea mälu, tal on kõik meeles, mis poes, mis hinnaga saada on. Et kui ta aastate viisi pole saanud oma korterist välja ise omale pluus osta või pesu. Et selline unistus tal oli hoopis. Ja pakkusin, et lähme vaatame lilli ja lipikaid. Aga tuleb ikka kuulata seda, millest abi vajatakse. Kristina, kui sa nüüd ütlesid midagi, sa pead uuesti ütlema, see ei kostnud. Sul vahepeal mikrofon nagu kuidagi hakib ja siis sa oled jälle hästi kuulda. Jaanus oli ka teie grupis. Jaanus. Aga kui olnud pole hullu. Jaanus, kas sa saaksid kommenteerida, kuidas on kõige parem kirjeldada pimedale inimesele? Jaanus, oled sa olemas? Jaanus küll oli, aga kas ta on nüüd ära kadunud kuskile? Kohe vaatab. Jah, ta ei näita mul Jaanust praegu. Jaanus on olemas täitsa. Võtta hetkel siis. Jaanus, sul on mikrofon kinni. Sa saad selle lahti teha, siis me kuulame. Ja mina telefonikõne. Aga pole hullu, et kas keegi tahab lisada? Küsime Jaanuse käest pärast poole. Nii, kas Isabel, sa tahad midagi veel täiendavat või me vahepeal võime ju hüpata intellektipuudega gruppi ja siis Jaanusega nägemispuude teema juurde tagasi tulla? Ei, praegu mul ei ole ka midagi öelda, nii et. Jah. No mina olen ka olnud seltsiline just mitte 100% pimedale, aga peaaegu ja temal see väga äkki juhtus. Nii et ta oli väga tõsises depressioonis kogu sellest loost.
ja tema puhul mul ikka vahepeal oli, ma ei teadnud, kas peaks tal käest kinni hoidma, kas peaks küünarnukist ja vaat siis mul ei olnud veel seda tarkust, et küsi ja hiljem ma hakkasingi küsima, et kuule, et kuidas ma sind toetan ja mida tema tegi, tema jättis minuga kõndides alati oma valge kepi maha ja ütles mulle, et aga sina oledki ju minule selle valge kepi eest. Minul oli jälle siis, et me läksime kuhugi kohvikusse ja siis ta toimetas seal ise ja läks aeg-ajalt ka valede laudade juurde ja siis inimesed olid segaduses, sest nad ei saanud aru, et miks võõras inimene tuleb nende laua taha, aga mina sain aru, kui ma kaugemalt nägin, siis ma jooksin jälle sinna, sest ta ei taht nagu inimestele kuidagi näidata, et ta ei näe enam. Et see oli selline keeruline lugu. Aga nüüd tal läheb juba paremini. Ma tahtsin ka korra siia lisada, et minul on nägemispuudega inimesega see probleem olnud, et tahtsin talle rääkida, mis seal õues siis on ja kui ma hakkasin siis seda garaaži ja seda 3 meest, kes seal õues olid kirjeldama, siis ma sain ise ka aru, et sellest ei saa küll mitte keegi aru, mis mina siis räägin, et see oli nagu, kuidas rääkida nii detailselt või millest üldse rääkida, et see pime inimene saaks või nägemispuudega inimene saaks ka selle pildi, mida mina näen. Nii, kas Jaanus oskab vastata, kas Jaanus on nüüd tagasi? Ma saan aru, et Kristinal on mingi eriühendus Jaanusega, et kas sa... Selge. Siis me tuleme Jaanuse juurde natukese aja pärast ja me lähme intellektipuudega inimesed selle töögrupi juurde, et Ene, Urve, Tiia on mul siia kirjutatud, seal oli veel inimesi, aga kes teist räägib, mis teemad teil tõstatusid? No meil oli see, et meil päris siukest suurt kogemust intellektipuudega inimestega ei olnud. Mõningad kokkupuuded siis, aga me leidsime siis, et üks asi, mida alati vaja on, et jääda rahulikuks, olla ise väga rahulik. Et selles suhtes, et sageli tuleb ühte ja seda sama asja korrata mitu korda, kui vaja on. Ja me jõudsime ka sinnani, et ikkagi on vaja teada ja tunda neid oskusi, kuidas näiteks vajaduse puhul mahagi rahustada inimest ja kas on see sama füüsiline kokkupuude või aitab siis verbaalsest või kehakeelest või kuidas see kellegi puhul toimiks. Et selles suhtes, et ega ei oskagi rohkem midagi öelda. Kristina, kas keegi veel grupis tahab midagi lisada siia? Et sel juhul, Kristina, võib-olla sa oskad siia juurde tuua, et millest me siis saame intellektipuudega inimesi aidata. Kas seltsilised üldse ikkagi saavad seda teha? Et mis on sinu arvamus? Meil oli selline vahva kogemus Tallinnas, seltsiliste kogemuspuhvikus, et me ju käisime ka Tallinna tugikeskus Juksis, kus nad ka pakuvad loovat tegevust intellektipuudega noortele. No tegelikult ühel hetkel nad ei ole enam noored, aga nii nad armsalt kutsuvad neid inimesi. Ja loomulikult tegelikult saab samamoodi käia ju tegelikult jalutamas kultuuriüritusel ja teha kunsti, teha loovaid tegevusi. Kuigi hästi oluline ikkagi on selline eneseharimine ja ikkagi mõistmine, et kuidas tegelikult kõige parem on neile läheneda, et kasu asemel ei tee kahju. Midagi, Karin, sa tahad lisada, mis sulle meelde jäi sellelt kohtumiselt? Aga meil on kahjuks ju vähe intellektipuudega inimesi, aga kindlasti see on üks sihtrühm, kellele tegelikult ju meie inimesed saavad olla ju seltsiliseks. Sina pigem julgustad ikkagi, et ka intellektipuudega inimestele me saame olla. Ja, kindlasti saame olla. Kuigi see on, ma arvan, ka vahel päris pähkel tegelikult. Kannatlikkus ja rahulikkus ja kaalukus, ma arvan ka, et viib sihile.
Kas nüüd Karin tahab veel midagi lisada või kas Jaanus on nüüd tagasi? Karin pani pildi. Ma ei ole puutunud oma seltsiliseks olemise karjääri jooksul kokku intellektipuudega inimestega, seega ma siit lisada ei oska midagi. Selge, siis ma ei tea, mulle tundub, et selle teema osas siis on eriliselt vaja ennast ikkagi natuke harida, kannatlikkust kasvatada, et kui Tommi puhul ta ütles, et küsija järgi juhiseid, siis intellektipuudega inimeste osas me peame kellelgi teiselt küsima neid juhiseid või saab see inimene ise ka öelda, et siin, eks ta vist sõltub täpselt, et millise inimesega parajasti tegemist on või mina olen mõelnud, et oleks päris hirm, et ma ei kujuta ette ja küll, kui ta ei ole agressiivne inimene, kui ta on agressiivne või muutub millegi peale, ükskõik mida ma olen öelnud, muutub äkki agressiivseks. No mina isiklikult pelgaksin küll, sellepärast, et ma ei teaks, kuidas sel momendil käituda. Ma ei kujuta ette, võib-olla mingi spetsiifiline koolitus aitaks, aga mina ei julgeks igal juhul võtta sellega. Jah, et tõenäoliselt siin ikkagi on vaja inimesi koolitada, aga kõik ei lähe agressiivseks, et mina olen alati ka mõeld, et ega vabatahtlikud seltsilised loomulikult absoluutselt kõiki ei saagi aidata. Et võib-olla siis jah, et kui inimene on selline agressiivne. Nüüd on kuulda? Jaa. Nüüd on kuulda? Ja Jaanus, pikisilmi ootasime sind. Ma olen üsna saamatu selle arvuti teemal, et ma ei teadnud, kuhu tuleb vajutada, et mikrofon sisse panna. Aga sa kuulsid kogu meie... Ja ma kuulsin kogu teie juttu, jah. Ja ma olin seal liikumispuudega grupis ja seda juttu kuulsin ka kõik. Aga võib-olla ma siis annangi kohe praegu sulle sõna, et sa saad siis ära rääkida just ja enne kui ta ära kaod, et kuidas siis ikkagi nägemispuudega inimest toetada ja kuidas talle kirjeldada, nagu Karin siin rääkis, garaaži ja loodust ja nii, et ta saaks. See kirjeldus sõltub nüüd sellest, kas see inimene on enne näinud kunagi või ei ole. Või kui palju tal sellest nähtust nagu meeles on, kui palju tal aastaid sellest pimedaks jäämisest nagu möödas on. Et see on väga individuaalne. Näiteks minul on niimoodi, et ega mina eriti, mina isiklikult nagu, ma olen olnud terve elu lühinägelik. Ja ma ei ole väga palju näinud, kuigi ma nägin kogu aeg ise liikuda. Aga nii-öelda kaugemaid asju ma ei näinud. Ja ma ei oska neid ka ette kujutada. Ja kui mulle kirjeldatakse, siis ma kuulen küll, et see maja on roheline või kass on kollane. Kassi jah, iseenesest ma olen nüüd ju lähedalt näinud, aga see on väga individuaalne, aga selles mõttes lihtsate sõnadega tuleb kirjeldada. Mitte nii-öelda mõtelda, et sa kirjeldad nagu sellele, kes ei näe ja kes ei oska nagu seda asja võib-olla ka alati ette kujutada. Ja ma sain siit väga hea mõtte juba, et tõesti küsida sellelt inimeselt, mida sa näinud ja millist sa kujutad neid asju ette ja siis sealt edasi minna. Väga hea, et selle peale ma ei tulnudki. Mina hakkasin kohe hooga rääkima, et seal on üks hall telliskivi maja, selle ees seisavad 3 meest. Et võib-olla see inimene, kui ta sinna hooldekodusse tuli, ta sellel hetkel veel nägi ja ta teab täpselt, milline see maja on. Aga siis sellel hetkel lihtsalt mina hakkasin hoogsalt kirjeldama, mõtlesin, et tahan talle rääkida, mis ma sealt väljast näen. Ja siis selle orienteerumise või liikumise näiteks, kui minna abista või selle seltsilisega kuhugi, siis ta peab nagu aru saama, et ma olen nagu mustas ruumis, eks. Ja kui mulle öeldakse, et tool on siin, siis ega mina saan aru, et tool on siin, aga kus pool või kus ta nüüd täpselt on ja siis seal tekib ka selline
närviline olukord, et sa nagu tahad kiiresti kohale istuda, aga samal ajal sa ei saa aru, kus see tool on, kuigi ta ütleb sulle, et see tool on siin kõrval. Et mina näiteks, ma räägin ju, oskan nagu rohkem oma isiklikult, mina tahan sõrmedega tundavad seda tooli seljatuge, siis ma tean, kuhu ma istun. Aga mõnele aitab sellest ka, kui sa ütled, et see tool on vasakul kohe kõrval. Aga mina pean enne ikka tunnetama, et see tool on siin minu käe all. Et inimestel on nagu erinevad meeled, mis neid nägemisinformatsiooni asendavad, on kuulmine ja kompimine ja lõhna tundmine ja kõik need kuuluvad sinna alla nagu, aga osadel on ühtemoodi ja osadel on teistmoodi, et seda peab inimese käest nagu küsima. Nii et jälle julgelt küsimine. Küsin kohe siia järgi, et tuli ka küsimus, et kuidas suhtuda sellesse, kui tundub, et inimene näeb rohkem, kui ta väidab ise. No vot, see ongi, et mina olen seda kohanud päris tihti, millegipärast just siis, kui ma enam üldse ei näinud. Enne nagu ei olnudki see, siis ma nii palju nagu seda igal pool seda kõrvalabi ei vajanud ka, aga see oleneb, mõni inimene on niisugune nagu käib igal pool, eks. Ja mina olen selline, kes tahab igal pool käia, kui üksi ma käia ei saa. Ja siis nagu mõeldakse, et kui ta niimoodi igal pool käib, ju ta siis ikka midagi näeb ka, aga ja valgushelki ma ju näen ka vahel. Aga ma just täna lugesin oma arsti kirja, et ta oli selle ära märkinud nagu sinna digilugusse, et ma tulin kabinetti ja ei saanud aru, kus on aken. Et palju aastaid tagasi, kui ma natuke nägin, siis ma ju sain aru, kus aken on, aga ta märkis selle nagu ära, aga mitte ainult sellest, et ma ei saanud aru, kus aken on, vaid ma sain aru, et aken on vales kohas. Kuna silmadega on niimoodi, et silmadel on endil ka need valgushelgid. Ja siis ma pidasin nagu seda oma silmade valgusvirvendust aknaks. Ja seda juhtub päris tihti. Et väga selline individuaalne on, aga see on, pimedal ei ole ju nagu füüsiliselt ju midagi viga ja sellepärast ta tundubki niimoodi, et ta nagu näeb ka, aga tegelikult ta lihtsalt ei näe. Meeldib, kui kirjeldatakse. Või kas üldse meeldib? Sest me oleme ka koos käinud üritused ja kohvikus ja tegelikult sa ei ole sellest eriti juttu teinud. Ja ega mind see, nagu see väljanägemine, mis värvi kuskil mingi asi on või nagu väga eriti huvi ei paku. Kuna ma ei ole seda ise ka kunagi enne näinud, siis ma ei oska seda nagu hinnata niimoodi. Oleks, et ma kunagi oleksin näinud kõike niimoodi nagu nägija inimene, siis ma nagu oskaks seda hinnata, aga No aga sa oled ikka näinud, kuidas näiteks Pavlova koht välja näeb või? Kristina, et ma tahtsin küsida, et kas mind on veel vaja või ma saan edasi toimetada? Ole ikka veel natukene küsimust võtan sulle. Mul on lihtsalt praegu, et mul tuli üks isiklik abistaja tuli uudistama, et ma käin vahepeal ära siis. Jah. Oota, mis sa, Kristina, küsisid? Ei, ma väitsin, et Pavlova kooki ja selliseid magusaid asju oled sa näinud? No jah, ma olen näinud, aga praegu ma ei oska seda nagu endale silme ette nagu kujutada neid asju, mida ma olen ka ise näinud. Ma ei tea, miks see nii on, aga
aga ma nagu kardan ka, ma kardan seda nagu ette kujutada, et ma kardan, et ma mõistan või nagu kujutan ette valesti nende asju. Et siis ma nagu väldin seda, millest ma nagu aru ei saa. Ma tahaks seda ka rõhutada selle seltsilise puhul, et see suhtlemine on ka ikka väga tähtis pimedale, et sa saad olla kuskil mujal keskkonnas oma kodus. Et telefoni teel me saame omavahel ka suhelda pimedatega ja me suhtleme ka, aga kui me käime nii-öelda abistaja või seltsilisega väljas, siis see on juba nagu elamus oma ette isegi juba. Et see on ka väga tähtis. Sa tunned nagu teistega ennast võrdsena, kui sa kuskil mujal oled. Kui sa kodus oled, siis sa oled ikka nagu sa oled, aga ma tahtsin seda rõhutada nagu. Mul on olnud hirme, millega seltsiline võiks arvestada eelnevalt. Eks ta peab arvestama sellega, et kindlasti ka sellega, et pimedad on väga tundlikud mõnes mõttes, et võib-olla tundlikumad kui teised puudega inimesed mõnes mõttes, et kui teised inimesed, nende puue on nagu näha ja ka nagu selline füüsiline selles mõttes, et midagi on ära või midagi, aga kui sa ei näe, siis see on ju ainult see, et sa ei saa nägemise teel informatsiooni, et muud sul nagu ju käed ja jalad ja kõik on enamasti terved, et sa tundud nagu terve inimene, aga tegelikult jah. Aga mina olen tundnud, et kui minu aitajad on küll kõik minuga väga sõbralikult ja arusaadavalt, et nad on minust aru saanud. Tegelikult vaatasin, et Piret ka on töötanud igapäevaselt intellektipuudega inimestega ja ma mõtlesin, et äkki sa, Piret, tahad lisada midagi? Jah, Piret tõi välja sinna, et peab rahulik olema ja õppima inimest tundma, aga et jah, ma lugesin ka chatis seda. Ma ei tea, kas Piret kuuleb meid praegu? Piret, me peaksime sind kuulma, sest sa panid mikrofoni lahti. Ma olen endale nüüd chati kuidagi sellise imeliku formaadis. Nad on väga tundlikud. On Piret ka intellektipuudega inimest ja ennast peab koolitama. Ma vaatan praegu siit chati. Ma ei tea, kas teie ka näete minu chati, jah? Mina kuulsin. Ja sina kuulsid, ja ma juba korra... Süntesaator ütleb mulle. Ja. Nii, et ma ei tea, kas Piret, sa ütled midagi meile veel? Või siis nüüd on hea hetk veel, et kellel on Jaanusele küsimusi just nägemispuudega teemal veel, et siis praegu oleks hea küsida, et või me liigume edasi. Ma vaatasin, Kristinal on 10 slaidi, me oleme 4. slaidil. Enne minu slaidid lähevad kiiresti, aga Piretel, et ta võib pikalt ja palju rääkida. Aga no siis sa pead mikrofoni lahti tegema lõpuks, Piret, või sul on midagi mikrofoniga? Midagi on mikrofoniga, Piret ei saa rääkida. Aga lähme edasi. Jah. Nii. Vaatame, mida Kristina meile siia on pannud. Millega tuleb arvestada? No nii. Võta üle, Kristina. Tegelikult saate toredasti selle väikse loo läbi lugeda ja igaüks saab pakkuda. Tõesti, teeme sellise ringi, et millega arvestada seltsilisena planeerides seda päeva juba esimesest ühistranspordiga sõidust.
Kas see oli siis sinu esimene koos ratastooliga inimesega või temal ka oli esimene kord ühistransporti minna? Minul küll oli vist esimene. Tegelikult ma arvan, et Marita ikkagi on enne sõitnud, aga koos oli küll esimene. No, hakkate läbi saama. Mis see küsimuseks nüüd oli siis? Millega tuleb juba esimeses sammus seltsilisena arvestada, kui olla siis kaaslaseks Maritale? Et see päev tuleks temale ka selline tore ja meeleolukas ja võimalikult väheste ebameeldivustega. Et mis tuleb läbi mõelda? No alustades siit algusest ilmselt see ühistranspordi plaanist vaadata järgi, kas sellel bussil on see madal pealeminek, et saaks sealt tänavalt otse bussi peale. Et alustada vist selle liiklemise puhul kõige esimese asjana. Ja kui oled juba jõudnud ka bussi juurde, mida siis bussipeatuses tuleks teha, kui buss on juba ette tulemas või tulnud? Ma ei tea, esimese ukse juurde minna. Ei ole keskmise. Seal, kus on see koht, mis on mõeldud ratastoolidele. See uks. Kõigist ustest ei saa ju. Ma ei tea. Minu praktikas jah, ma olen läinud siis esiukse juurde, lehvitanud juhile ja öelnud, et palun tule tee kalte lahti, lase alla. Seal niisama ei olegi neid busse, et nad ise kohe tuleks lahti. Kõigil ei tule siis järelikult, jah? Kõigil ei tule ja kõigil ei ole ka see päris kõnnitee ja bussi tasapind ühel tasapinnal. Kui oleks, siis oleks mõnus. Osadel on. Osadel trammidel peaks olema niimoodi. Nii, ja Karmen on meil chatti pannud, et arvestama, et läbi pääseks ja kuidas peale saab ja palud abi on tema soovitused. Või mis tema nagu mõtleks? Nii ma mõtlesin ja just selle bussijuhi koha pealt, et bussijuht tuleks ja teeks lahti selle tee, sest ma olen näinud, kuidas Jüri saab bussi peale, et bussijuht tuleb ja tõmbabki selle plaadi lahti nagu, et siis ta sõidab bussi sisse. Ja nii on ilmselt kõigiga ratastoolide puhul. Kas selle purjetamisega on ka, et siis peab ennem läbi mõtlema, et kes siis aitab, kas see purje
kasutamine peab vist kokku olema lepitud siis, et ta ikkagi, et kuidas ta sinna purjekasse saab. Jälle see ligipääsetavuse teema, jah. Samamoodi see kaldtee või selline mingi asi, mida mööda saab sõita, siis kuidas seda öeldakse? Ma ei tea, mis see on. Ühesõnaga, et saaks purjeka peale ratastooliga. Ma olen käinud puuetega ja purjekatel sõitmas. Tegelikult ratastooliga purjekasse ei saa, vaid ikkagi ratastool tuleb kaldale jätta ja siis juba ajatakse kas tõesti siis. Et kas tõstetakse või siis purjeka peale. Me olime vist mingi teise sellise suurema paadi või laeva peal. Jah. Ehk siis ligipääsetavus tuleb läbi mõelda. Mida tuleb kodukohvikutes või kohvikutes siis arvestada? Et ei oleks treppe. Jälle ligipääsetavus. Et oleks inva-WC näiteks, et oleks kaldtee või lift. Ja. Kodukohvikute puhul ilmselt tuleb arvestada ka seda, et kas väravas sisse mahud. Ja, õige. Eriti Jüril on see suur küsimus, kuna Jüril on elektriratastool, mis on ikkagi mõõtmetelt ikkagi suurem kui tavaratastool. Chatis on vahepeal üks küsimus, et kuidas bussist maha saab, peab ka bussijuhile ütlema, ehk siis see on siis, kuidas siis on, enne peatust tuleks siis saatja peaks minema ütlema bussijuhile vist, jah? Ja täpselt nii, et jällegi siis anda märku, et nüüd siin me soovime maha minna ja see tuleb jälle naksti siis aitama. Tänu Jürile on ka Tallinna bussijuhid saanud koolituse, vähemalt need vanemad olijad, et Jüri on käinud aastate jooksul koolitamas, mis on väga-väga suur asi. Nii, kas siin on veel mõtteid, et meil on nüüd ametliku lõpuni 9 minutit? Tegelikult ju ka, kui rääkida ligipääsetavast loodusturismist, mille kohta ma kuulsin vähemalt meie armsa kolleegi ka Harjumaa koordinaatori Marjun Popkovi käest, et ikkagi olukord ei ole kiita ja tõesti see Viru raba laudtee, et see on piisavalt lai, et kuhu saab ka lapsevankriga, kuhu saab ka ratastooliga, et see on nagu super koht, kuhu minna. Kahjuks on nendesse soodesse rabadesse, kus see laudtee on väga kitsas, sinna ju ratastooliga ei mahu. Pärnus pidi ka nüüd saama paremini kohe merre ratastooliga, näeme, pole veel näinud, kuidas see ehitus on. Kuidas te vaatetorni saite? Jah, kuidas te vaatetorni? Liftiga vaatetorn tuleb leida või? Jah, tuleb leida liftiga vaatetorn või siis minu meelest seal läks esimesele tasapinnale või järgmisele tasapinnale läks kaldtee. Et neid kohti tuleb otsida ja kindlasti kui pakkudes selliseid helgeid ja rõõmsaid hetki ka erivajadusega abivajajale, et siis tasub läbi mõelda tegelikult ja koos arutada. Et kas ma olen õigel teel, kui ma nopin siit kokkuvõtteks välja selle, et kui ma olen erivajadusega inimesele seltsiline, siis ma pean rohkem tähelepanu pöörama planeerimisele, ettevalmistusele, läbimõtlemisele, mida ma võib-olla tavaliselt ei teeks. Absoluutselt. Aga mine korra järgmise slaidi peale, ma vaatan, kus tuleb. Seda me ka kõik teame, et kõrge vanusega kaasnevad erivajadused, aga saad sa korra veel edasi minna? Et Tallinna lõikes on selline vahva infosüsteem lips.tallinn.ee, kus tegelikult ka saate koos erivajadusega inimesega siis vaadata, et millised kohad on ligipääsetavad. Et siin on ka täielik ligipääsetavus, ma näen, piiratud ligipääs ja ligipääs puudub, see punane siis. Punane paremal pool. Et tasub vaadata ja kõige kindlam on, et läbi käia ja kas päriselt ka niimoodi on, kas päriselt on ka täielik ligipääsetavus.
Nüüd on sündmustel, ka kultuurisündmustel vist üha enam hakatud seda märkima siiski, et kas sinna ikka pääseb või Puhka Eestis portaalis ma olen ka tähele pannud, et seal tuleb ka välja, et kas näiteks ratastooliga saab ligi. Nii, Jürist me oleme täna kuulnud natukene. Jüri vist ei ole enam eetris. Ja on küll eetris, aga räägib isikliku abistajaga, teeb tööintervjuud. Edu talle. Tegelikult ju Jüri on ka selles samas raamatus kirjeldanud, kui ta hakkas juba oma lapsepõlvekodus Lellest tulema rongiga tol korral üldse rohkem kui 10 aastat tagasi ei olnudki võimalik tulla üldse Lellest. Et see oli tõeline seiklus, et leida siis juht, kes siis ta tooks linna Tallinnasse. Et nüüd ikkagi jah, tõesti olukord on ikkagi aasta-aastalt parem. Järgmine slaid on ka nüüd Jaanuse kohta. Jaanus on ju väga suur teatrikurmaan, tegelikult on ju tore. Kui minna ka näiteks Pimedaga teatrisse, et siis leida need tükid ja teatrid, et kus tegelikult ju kirjeldustõlge on olemas. Jaanus, äkki sa tahad korra öelda, et kus kõige magusamad tükid on siis pimedatele? No kirjeldustõlge on praegu ainult Vanemuises. Aga on olnud ka Ugalas. Kahjuks Tallinna teatrites ei ole seda olnud, aga ma tahan seda ka ütelda, et see kirjeldustõlge, minu ja tegelikult ka paljude teiste jaoks ei ole primaarne. Et see teatrist osa saamine on ka siis, kui sa ainult kuuled seda näitlejate hääli ja nagu natukene tunnetad seda liikumist laval ja see õhkkond. Vaat see on sama, mis kino, et kas sa vaatad telekast filmi või lähed kinno, see on, eks, aga kui sa kinos oled, siis kui see filmidel on, kui kino juures, siis filmidel on, nendel filmidel, mis on riigi rahadega tehtud, nendel on kõigil ka kirjeldustõlge. Ja seda saab nutitelefoniga kuulata. Aga just see on väga oluline, et Pimedal on see teatrisse saamine keeruline. Et tal on vaja saatjat ja tal on vaja kohale jõudmist ja kõike sellist asja. Et see kirjeldustõlge on nüüd jah, riiklikult toetatud, aga see on küllaltki kallis teenus ja ega seda väga palju ei ole. Kuskil 3 etendust kevadhooajal ja 3 etendust sügishooajal. Aga mina käin nüüd teatris ikka tunduvalt rohkem kui eelmise teatrikuu jooksul ma käisin 4 nädala jooksul 4 korda teatris. Ja sulle lähevad peale ka need teatritükid, kus kirjeldustõlget pole? Jah, minul lähevad küll. Jah. Minul ei ole see primaarne, aga see, ma saan sinna minna ainult siis, kui keegi inimene mind aitab. Ma küsin, kuidas ma julgustaksin siis seda Pimedat härrat. Ma mäletan, et tema ei olnud valmis nagu kuhugi teatri ega kuhugi minema. Ta ei olnud ka valmis üldse neid raamatuid, mis on need digiraamatud ja kus loetakse. Isegi raadiot ta nagu väga ei tahtnud, et ta oli nii harjunud televiisoriga ja ta pani televiisori mängima. Ja mul ei õnnestunud kuidagi teda saada, et lähme nüüd Pimedate ühingusse, uurime, mis võimalused on või et teatris, et mis ma seal teen, ma ju ei näe mitte midagi. Kas see võib tulla, et ajast hakkab muutuma, kui ta on leppinud, et ta enam ei näe
või noh, sest tema puhul on tõesti see, et tal väga järsku see nägemine kadus ja jah, kui inimene järsku kaotab nägemisi, siis ta satub sellisesse lukustatud seisundisse. No enamus inimesi pääseb sealt välja ja no minul oli ka ju niimoodi, et ma mõtlesin, et kui ma nüüd, ma teadsin, et see võib juhtuda, aga kui ma natuke nägin ja ise liikusin, siis ma mõtlesin, et kui ma enam üldse ei näe, siis ma jäängi koju 4 seina vahel, aga ei ole nii läinud ja tänu inimestele, tänu ka seltsilistele ja niimoodi on see mul olnud, ikka tänu inimestele. Aga see on väga raske sealt lukusolekust välja tulla, sellepärast, et see on täiesti uus seisund ju. See on igaüks saab aru, kes näeb ja läheb pimedasse ruumi. Ta ju tunnetab kohe seda, et ta on täiesti abitu. Kannatust varuma siis. Jah, kannatukust. Ja. Aga kindlasti kui ühinguga kontakti võtta, et kui ta ise ka ei taha, et siis võib-olla ühingus on spetsialistid, rehabilitatsiooni spetsialistid ja inimesed, kes oskavad nõu anda, kuidas. Aga ühingus on üritusi ja kõik asju, nii et ikka soovitan ühinguga liituda ja suhelda. Ja kui me käisime Jaanusega ka tegelikult Terateatri etendusel, kus on ju ka nägemispuudega inimesed ja pimedad, siis nad teevad ka ju niimoodi, et vaatajad ju peavad ka ju panema klapid ette ja ka see tegelikult oli ikkagi väga silmi avav või inspireeriv, et kuidas hakkad tajuma seda ruumi ja seda näitlejate mängu teisiti, hoopis teisiti. Nii, aga ma panin nüüd siia viimase slaidi. Et minu poolt igal juhul suur tänu ja ma loodan, et nii, me saime küsimuse ka. Kohe vaatame. Kui kas ja kuidas me saame paari lausega kokku võtta kogu tänase ürituse tulemuse? Rohkem arusaamist inimeste vajadustest. Jah, ma ka loodan, et võib-olla see 1,5 tundi suunas natukene põhjalikumalt läbi mõtlema, kuidas me saame ikkagi erivajadusega inimest toetada ja võib-olla ka natukene julgustust, aga jah, siin ongi, et nii kõigile osavõtjatele, et eks iga osaleja ise nüüd nopib siit enda jaoks. Ma tahaks natukene lisada, et minu arvamus on selline, nii vähe kui ma nüüd kuulsin, et kui proovida panna ennast selle teise inimese kingadesse, kuidas tema tunneb, kuidas tema võib astuda, nii nagu jah, et pime, mina õnneks veel ei ole pime, aga ma olen ka kujutanud ennast ette, et mis juhtub siis, kui ma olen pime. Et see ongi see, et sa kujutad teda ette, et kuidas sa siis võid olla või mida sa võid teha, kuhu sa saad minna, et kõik peab olema ikkagi õiges kohas ja kui keegi midagi liigutab, siis sa võid ju kukkuda ja sellega tekitad endale viga. Sama siis on kuulmispuudega, et kui ta ei kuule, siis tal on ju ilmselt näpud on tundlikumad ja siis ta ju tunnetab palju rohkem asju ja see on minu arvamus. Ja minu kogemus, et niimoodi, kui minule satuks praegu selline inimene, siis ma tean, kuidas ma temaga toimetan. Ja kõige olulisem on küsida ja rääkida Just. Et inimene ju on oma elu spetsialist, et oskab kõige paremini anda neid õigeid vastuseid. Ja samas peab olema ka abiline natukene kaval, et kui sul on ikkagi see abi vaja või kellele sa seltsiks oled, et ta hakkab manipuleerima sinuga, siis sa pead olema kaval ja selle läbi hammustama, et ta ei saaks seda teha. Minul oli selline juhus ja mina kasutasin oma nõksusid, et ikkagi saada teda rohkem toimetama, kui ta proovis mind ära kasutada. Ja chatis on siin ka veel tulnud, et iga juhtum on unikaalne ja meie saame pakkuda abi, mõistmist ja inimlikku kohalolekut, mitte lahendusi. Lahenduse leiab iga inimene ise. Väga
väga toredad sõnad. Nii, Aga kas... need teeotsad või sellised teeotsad võib ikka kanda või vähemalt valiku välja pakkuda, et kui ta seda ei kasutad, siis ei tasu ka kurvastada või solvuda, et siis on see iga inimese enda otsustada. Absoluutselt on nõus. Nii, kas keegi tahab veel lõpetuseks midagi öelda? Sel juhul mina ka tänan väga, tänan nii Jaanust kui ka Jüri, et te meiega liitusite ja meile oma kogemust ja teadmist jagasite. Seltsilised koordinaatorid, aitäh, et te leidsite õhtusel ajal selle 1,5 tundi, et meiega kaasa mõelda ja selle lindistuse nüüd, eks me vaata, kuidas see heli kvaliteet on. Ma kohe lõpetan selle lindistuse ära.